Tervist! Selles videos osalen ma kodusel Tallinna lauluväljaku maailmakarika etapil. Jah, tuleb päris huvitav üks päev võistlust, aga täna olen sellel eelneval päeval soojendustrennis. Kõigepealt suusad on vaja ära testida ja tegevust on päris palju, nii et alustamegi suusatestist. Otsin enda koondise kaaslased Alevi ülesse ja lähme suusatesti. Ilm on väga ilus, ma loodan, et homme ka. Ja jah, tuleb päris huvitav, nii et jah. Lähme alustame suusatestist ja pärast näitan, mis siin taustal kõik toimub, et toimub päris palju, nii et jah, davai. Pean Alevit ootama, nii et sain ringi läbi sõita. Sain siin reedel sõita, aga siis ei olnud märg. Aga tegelikult oli suhteliselt sama, et päris paks lumi on, aga nagu ma aru saan, siis nad homme ikkagi teevad seal korda, soolavad ja on siuke tugevam rada. Ja seda ma ootan. Sellest paksus lumes on ikka päris raske võistelda. Aga jah, järgmises ongi suusatest, nii et mul on 6 paari. Nendest pean valima 2 paari, mis lähevad homseks siis võistluseks. Nendest 2 siis valin veel 1, millega ma võistlen. Ehk jah, tuleb siuke huvitav, teeme selle testi ära ja siis ma räägin edasi, mis saab. No nii, suusad testitud, päris suured vahed olid, ehk suht kiiresti sai test tehtud, aga nüüd olen võtnud kombe vähele ennast ja teen natuke kiiremat tööd ka, et homseks siis valmis olla, et vaatame. Praegu on jah, kõva sumpumine ja kukutakse, nagu nägite, päris palju, nii et jah, vaatan, kuidas ma hakkama saan. Proovisin siis homse ringi läbi, 2 korda sõitsin seda. See oli siuke 50–60% pingutus. Tundus isegi okei. Kartsin hullemat ausalt öeldes, aga kindlasti jah, midagi väga head ei olnud. Aga nüüd lähen 95% juurde, teen raja 3 osaks ja teen siukse 30–40 sekundised kiirendused. Nii et vaatame, kas sellega tundun natuke kiirem kui eelmisel lõigul. Jah, trenn tehtud, sellest räägin veits hiljem, kui koju sõidan ära, aga praegu mõtlesin näitan. Siin selja taga mul toimub siis see ühismäärimine, ehk siis see, et homme on põhimõtteliselt kõigil sama määre all. Et teasin sellepärast, et kõigile lihtsamaks teha see võistlus homme, et ei oleks vaja mingi suurte Norra, ma ei tule mingi suure enda rekkaga ja kõik saavad siin ära määrida ja peaks siis olema ka libisemine natuke võrdsem. Aga eks suusad on kõigil nii palju erinevad, siis ikkagi see lippe vahe tuleb välja. Aga lähme vaatame, kõht on tühi, tahaks süüa, lähme vaatame, kus siin mingid chill-alad on, kus riideid saab vahetada, et lähme vaatame selle ala ka üle. Ja siit juba lähme, siis ma näitan homme seal. Smailers esineb, see on ülilahe, et lava läheb püsti ja tulebki ehtne suusapidu. Ja nagu ülilahe on käia siin ringi, enam väga palju rahvast ei ole, siis jah, mõnus. Eelmine kord ma just ütlesin ka, aga ma olen ka siin laulnud. Ma olen olnud siin kaare all, aga reaalselt mul on siuke tunne, et mul pole ühtegi klippi sellest, nii kahju. Tahaks näidata küll. Nii, siit lähme sisse. Siin on meesteriietusruum siis. Ma ei julge filmida kohe. Aga jah, ega midagi erilist ei ole. Siin homme saab siis riided vahetada ülilähedal. Nagu sellepärast see lauluväljak on mõnest ülilahe. Siin on kõik nii käeala juures, et lennujaamast hotelli 10 minti, hotellist siia 10 minti ja nagu kui soojendus ära teed, siis põhimõtteliselt stardis saad riided ära vahetada ja igatahes ülimugav on kõik. See mulle täiega meeldib siin lauluväljaku juures ja ma arvan, et ka teistele sportlastele on see päris tähtis. Soesöök on otsas, aga seda pole hullu. Aga asjad siin on chill-ala ja kõik asjad on siin ikka väga mõnusad. See näeb päris hea välja. Saan tegelikult hotellis ka õhtusöökiga, aga peale trenni on hea süüa. Teeme kiire teist testi, mis on maustagile.
Väga hea, nagu actually, nagu päriselt maitseb. See on üks pluss, nagu eestlasena ma ikka võrdlen ju teiste MK-dega ja nii head magustused ma küll kuskil pole saanud. No nii, tegelikult on juba järgmine päev ja olen tagasi staadionil, ega midagi huvitavat ei ole olnud, et palju passimist. No okei, Kuldvillakut mängisime, millest Puules rääkis ETV-s ka. See oli pull. Ja, et veits ikka pinget, aga eile õhtul ma mängisin Alvari ja Imšiga Kuldvillakut, et natuke mõtted eemale võtta, aga selles mõttes, et ennem startil ikka. Et siuke tiimisisene üksteise motiveerimine, mõtet äraviimine meie koondises see nagu... Oi jaa, nalja peab saama ja see ongi, et kui on kõigil lõpus, siis tulevad tulemused ka, ma arvan. Ja siis järgmise päeva hommikul. Väike jooksuringil käisin ja palju passimist. Eilse trenni tunne oli siuke keskmine, tegelikult liigutusi kõige hullem välja ei näinud, aga ütleme nii, et kõige paremini ma ennast ei tunne, see on nagu tegelikult päris nukker. Et üritan olla positiivne ja teha kõik nii hästi ära, kui saan, et äkki ikkagi toimub midagi head ja tuleb mingi hea tulemus. Aga ja siuke huvitav tunne on lihtsalt sees, et kuidagi peab hästi palju sundima ennast, et suudaks liigutada. See on lihtsalt selline feeling ei ole kõige parem, aga mis ikka, nüüd oleme tagasi. Ilm on imeline, nii et naudime seda päeva. Seda ma teen, naudime. Lihtsalt tuleb nautida. Kõik läks väga kiiret ja peale staadioni jõudmist oligi aeg soojendusele minna. Sai soojaks teha nii rullidel kui ka natuke rajal. Nii, soojendus tehtud. Tegelikult on ok. Tunnen täitsa ok. Tuleb lihtsalt anda endast nii palju, kui anda on. Rada on ok, teen igal pool tööd. Isegi sellistel kohtadel, kus tundub, et vaja pole. Et jah, davai. No nii, ja teen siis ka kommentaari enda sõidule, et jah, enne starti närv oli ikka sees, aga üritasin sellest üle olla, panin plaani paika ja vaatan, mis tuleb. Sekundid loevad maha, tegelikult on jah niimoodi, et see läheb seal paremal, näed seda rohelist asja, see kui 3 sekki on aega mu stardini, siis tegelikult juba võib minna. Aga veidi kalkuleerisin, vaatasin, kuidas see Kanada mees läheb, mõtlesin, äkki suudan kuidagi niimoodi minna, et ma saan esimesse laskumisse tema tuules, mis oleks üli hea olnud. Aga jah, alguses üritasin siis üles saada ja veidi tagasi hoida ja minna siukse hooga, aga mitte liiga kiiresti. Ja vaatasin, et kahju, et see Kanada vend läheb veidi eest ära, aga samas esimene tõus, ma ütleks, täitsa rahuldav, et sain sealt täitsa ilusti üles, liigutus oli okei. Ja siis oligi, siin ma teadsin, et kui ma kurvi ära teen, siis ma lükkan nii, kuidas saan veel laskumisse. Ja lükkasin päris hästi, sest vaadake, praegu Kanada vend on päris palju must ees isegi. Aga mina tulen, kurv oli sellel päeval väga lihtne ja siin näha, ma tulen, teen veel tööd ja siin oligi, ma juba hakkasin vaatama, et vend jääb ette mulle. Et jah, siin ma olen küll kaugel, et mul sellest nurka ei ole. Aga jah, ja siin oligi niimoodi, et läksin veits väliskurvi väljas sisse siis ja siis läksin mina uue ringile, tema lõpetas enda võistluse ära. Ja kui ma nagu ausalt räägin, siis siin kohal ma tundsin ennast päris hästi veel. Ma tundsin, et okei, mul teine ring on veel juurde panna. Otsisin siukest head kohta, kus siis suusutada, kus on nagu ei ole seda lund nii palju, kus teeviseb paremini. Ja läks täitsa hästi. Vaatasin, okei, hispaanlane alustas mu kõrval, et äkki saan tema tuulde, aga sellel kohal hakkas raske ja ma tundsin, kuidas siin tõusul lihtsalt nagu nii väga tahtsin, aga lihtsalt ei jaksanud ja võib-olla kõige hullem ei näe isegi välja, aga siin ei ole teravust ja siin on näha, kuidas need sekundid kaovad, et see hispaanlane sõitis ka eest ära, muidugi oli tema esimene ring, aga jah, sõitis eest ära, aga ikkagi proovisin teha nii palju tööd nii nendel laugitel osadel, et siin mulle pärast isegi öelda, et ma vehkisin ka ikkagi niimoodi, et pealtvaatajad oleks pihta saanud, aga üritasin seda igat sekundit ja sajandikku veel leida ja viimane kurv ja siis lõpu sirge, et tundsin, et siuke ei ole kõige parem sõit ja veits kadus tasakaal ka ära, aga andsin nii palju endast, kui sain ja lõpuks jõudsin finiši ja vaatame, mis ma pärast rääkisin. Aga peale tunded on jah see, et kahju, et on see hooaja lõpp siuke raske ja nagu teravust ei ole. Tahan edasi minna, aga lihtsalt nagu ei ole nagu midagi endast välja anda. Et ongi kehapesid või mis asjad, et jah, selles mõttes on kahju. Aga kusjuures nagu võib-olla veits kartsin
kartsin hullemat, et enda siukse keskmise tegin ära. Ei midagi head, ei midagi ülihalba. Et jah, tuleb naudida seda, mis on ikkagi lahe, kui terve raja ulatuses keegi karjub sulle, ergutab sind, see on nagu lahe. Et jah, naudin seda ja mis edasi saab, et kõva suusapidu tuleb see igal juhul, kuigi oleks tore, et neid finaale ka sõita. Aga no üks eestlane sai edasi, nii et ma olen rahul juba Eesti suusatamise üle, nii et jah, nii on, davai. Ja Eesti mehed protokollis praegu asetsevad niimoodi, et Martin Immo on meie parim mees 54. kohal ja Ralf Kivil tõesti, ma arvan, kõige sümpaatsem Eesti sõitjatest 55. kohe Martini selle taga, aga Martin on meil kaamera ees. Jah, peab selle täna vastu võtma, et kahju, et tänast päeva ma ootasin juba täpselt siis, kui 2 aastat tagasi see eelmine kord läbi sai ja kui ei saa tulla selle tundega siia, et ma tean, et ma suudan hea võistluse teha, siis on raske, aga rahva toel ma arvan, et ma võtsin tänasest päevast maksimumi välja. Kui tuuakse kohale Smilers ja autogrammid on antud, siis tuleb ka ise tulla ja nautida seda. Täna ööseks võid jääda, võid olla ilusam, lõõsin sinuga päevas, võtan järge all. Okei, milline ilus vaade, lauluväljak ja sealt tuleb naiste esimene sõit. Aeg läheb ja tõsiselt ilus, aga jah, veits on aega mööda läinud, nii et finaalid on manal, et tegelikult ma tulingi ema otsima, aga tema ei leia, on ema, mis on natuke nukker, ma ei tea, kus ta on. No mis ikka, äkki pärast leian. Ja kohe tuleb Pullese sõit, nii et Pullesse edasi, nii et saab talle ka selle, ma otsisin teid ülikaua. No nii. Ja olge valmis endast maksimumi andma. Estonia! Nii, mis me ennustame Pullesele? Ma ennustan 3., 4. Ei, see on norm. Läks palju, läks! Ja siin teine ring on väga oluline. See tõus on nii oluline nüüd. Davai, Malju. Läks nii, Malju! Läks! Ai, võta. 25 võtab ära. Oi, läks. Ta on tuules. Oi. Nad on jälle jõudnud nüüd, viimased otsustavad hetked. Suurel hool tullakse siia näelaid ilma kurvi. Ja ei, läks suht hästi. Tundus, et libises hästi. Davai! Ta on hästi! Kolmas! Aga kolmas on tegelikult ikkagi väga hea. Ja see on top 20 koht, mingi 13-14. Pole paha. Okei. Leidsin mingi imeliku õnna. Oleme siis siin otse raja ääres. Pulles, ütle üks sõna tänase päeva kohta. Väga armas. Pulles lambist ei kuulnud, kui ma karjusin talle tõusul. Ma ei tea, mis värk sellega on. Sa oleks pidanud äkki seisma jääma ja kuulama mind. Ja siis oleks saanud edasi. Me lehvitame nüüd raja peale ees. Seda küll, jah. Aga käisid külmavärnid ka tulid? Ja eriti, kui mu nimi öelda alguses Eba Real, ma ei lihtsalt ülilähe.
no siis mis see koht jääb siis 16 vist või? 15 või 16, jah, ma ei tea. Päris hea, oli lahe. Aga kuidas tuli oli, läks palavaks ka või? Ma ei pannud tähele. Nagu teiste sõitnud jumala lahe vaadata, aga ise ei pane tähele. Aga kuidas sa siin mööda sõid? Ma olin vaat seal üle, ma ei näinud. Kuidas see kurv oli? Ei, see on, ma arvan, naised hakkasid kartma, ma läksin peale. Okay. See norrakas kuidagi koperdas või nagu tasa läks ära ja siis sain parem. Kaugel teine oli üldse? Väga lähedal. Ei no ma oleks pidanud parem positsioon üleval olema, 3. või 4, siis oleks juba paremini tulnud, aga no, õppima. No nii, finaal, meeste finaal. Kes tuleb võitjaks? Mida arvab Pulles, kes võidab? Anger võidab. Oi, Anger läheb. Anger. Kes meil on mängus? Meil on Anger, meil on Kläbo, meil on Rammussen, meil on Šepaz ja Pellegrino ei jää maha ja Valnes näitab ka veel võimu, aga Anger läheb. Aga Kläbo on ta tuules, sest ta teab, et see laskumine saab otsustavaks. Vaadake seda eelmine aasta ei olnud. Tuli, leegi, Šepaz tuleb, vahe on sees. Kläbo, mida teeb Kläbo, milline on ta suusk? Lükkab räigelt hoogu, et saada mööda. Nii, kurvis. Mis juhtub kurvis? Ei, Kläbo saab väliskurvis. Davai, Šepaz! Come on! Ei jõua. Kläbo võtab selle ära. Oi. Amundsen ka ja Seng Reisi. No nii, jälle see Tallinna MK tehtud. Jah, minu tulemus nagu karditud, veidi ei olnud kõige parem, aga sellega poolest väga tore päev, väga lahe võistlus ja rahvast oli ka, ma ütleksin, võib-olla isegi sama palju kui eelmine kord. Mõtlesin, äkki tuleb rohkem, aga noh, järgmine kord jälle paremini, et jah, selles mõttes Pulles tegi ka ülihea tulemuse, nii et ma olen rahul. Ja jah, nüüd ongi, mina liigun homme Lahtisse, aga seda näete arvatavasti järgmises videos. Ja jah, nüüd tuled lähevad siin lauluväljakal kustu, nii et jah, seniks pange video like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe.